ma olen täiega elevil, ma olen täiega põnevil ja ma olen täiega närvis. Nimelt ma lähen kohe Tallinnasse ja ma panin endale Citymed kliinikusse konsultatsiooni aja, et saada teada, kas mulle annab panna Invisalign kapesid. Kui te olete tähele pannud, siis mul on väga puserit ja hambad ja ma olen sellest teadlik ja ma olen sellest teadlik, et mul on hambad puserit ja et paar tükki teist on kommenteerinud ka seda, et mul on hambad olnud suht kõveralt lapsest saati. Võib-olla väike story time ka siia juurde nagu, miks mul hambad nii kõverad on. Et kui ma olin väike, ma arvan, et ma käisin võib-olla algklassides, ühesõnaga mul olid juba piimahambad ära läinud, et mul olid minu päris nagu jäävhambad ja ma olin suvel maal ja mul oli ilmselgelt igav, sest et seal maal ei olnud kõrvaltaludes lapsi, kellega mängida. Ja siis ma leidsin endale isetegevusi ja siis ma ükskord arvasin, et on lõbus mängida keset sooja suve maal suusatamist. Nii et ma jooksin mööda tube ringi, vihisedes, vuhisedes, teeseldes, et ma suusatan, teen hüppeid, hüppasin diivani peale, hüppasin kušeti peale, hüpped, värgid, särgid ja meil oli siuke tigudiivan, millel olid sellised ümmargused käsipuud ja siis kui ma hüppasin sealt diivani pealt seal käsipuu peale, siis see käsipuu oli libe ja ma kukkusin pea ees vastu peeglilauda ja siis vastu põrandat, endale hambad veriseks ja liikuma. Nii et mul tükk aega alumised hambad liikusid ja olid täiega valusad ja ma mäletan, et ma läksin mingi vanama või ema juurde mingi endal kõik suust veri jooksis nagu mingi. Ja need hambad tükk aega liikusid ja kui nad nagu liikumise lõpetasid, siis nad jäid nagu jumala vildakalt, et alumiste hammaste pealt on seda nagu eriti näha, et mul on alumised täiesti kõverad ja siis ma veel mäletan seda, et mul nagu alles nagu tahenesid need hambad ja ige ja ma tahtsin hullult nagu õuna süüa, sest oli nagu siuke suve lõpp ja õunad hakkasid valmis saama ja ma üritasin nagu täiega seda õuna hammustada, aga mul oli nii valus ja ma mäletan, et ma nagu kuidagi sain sellest õunast ampsu võtta ja siis ma nägin nagu õuna sees oma seda hammaste jälge, et kui nagu kõver see oli ja vist alguses oligi nagu natuke iga kord erinev see hammaste jälg, sest et hambad olid veel pehmed ja liiksid. Ühesõnaga, nii said mu hambad kõveraks ja kuna tol ajal olid juba hambaklambrid nagu olemas küll, aga ma ei tea, no meil ei olnud just nagu vist rahaga loopida tol ajal ja kui nagu hambaarstid nagu mainisid neid hambaklambreid ja nii, siis ma nagu üritasin viilida sellest jutust nagu ära, sest et nagu lisaks sellele, et nad palju maksid, siis ma nagu kartsin ka neid hambaklambreid ja ma ei tea, nagu vanematel oli muudki teha, kui mõelda nagu mingi perfect smile'i peale. Et selles mõttes sinna see tookord jäi ja noh, ma olen ennast võib-olla sellega lohutanud, et Jaapanis näiteks peetakse puseriti hambaid nagu vooruseks ja ma ei tea, see pidi vist tähendab, et mingi jumalad armastavad sind või mis iganes, ma ei tea, et noh, et ma nagu vahepeal olen ikka naljatanud, et jaa, et Jaapanis mul nagu lööki oleks. Aga nüüd, kus ma olen juba suur ja mul on oma raha ja omad võimalused, siis ma mõtlesin, et see mind on ikka päris tükk aega nagu häirinud, aga ma ei tea, kas minu vanusele inimesele ka pannakse neid, et ma ei ole päris teismeline enam. Ja ma tean, et hambaklambreid küll pannakse nagu vanematele inimestele ka, aga hambaklambrid ongi nagu päris pikalt, eriti kui sa ei ole enam nagu teismeline. Ja kui ma kuulsin nendest Invisalign kapedest, mis esiteks välimuselt ei paista nagu väga välja
ja noh, natukene ikka, aga mitte nii hullud kui hambaklambrid ja hambaklambrite külge käivad igasugused asjad ja ma tean, et mul ühel sõbrannal olid hambaklambrid ja ta, ma ei tea, vist vähemalt 4 aastat olid tal küll need hambaklambrid ka ja ta rääkis, kui valus see pingutamine oli ja kui palju tal raha läks sinna kõikide koos nende pingutamiste ja hambaarsti juures käimistega, kui palju tal lõpuks kokku sinna peale raha läks. Siis nii palju, kui ma netist olen uurinud, siis need Invisalign kaped maksavad küll palju, aga nende see toimeaeg on lühem ja nad ei paista nii väga välja. Nii et jah, mul on täna pandud see hambaarsti aeg, see on Tallinnas, mul läheb varsti rong ja ma lähen uurima, kas mulle üldse saab neid panna, kui palju nad minu puhul maksma läheksid. Sest minu teada seal on nagu 3 varianti, et kas nagu veits puseriti, natuke rohkem puseriti või räigelt puseriti. Ja ma loodan, et ma ei ole mingi 4. versioon, kes sinna nagu ei mahu enam. Aga jaa, ma olen nagu täiega elevil ja põnevil ja ma loodan, et ma ikkagi sobin sinna kategooriasse ja ma loodan, et nad mingi räigelt palju maksma ei lähe. Ma ei tea. Ma näitan teile siis nagu lihtsalt nagu huvi pärast oma kõveraid hambaid ka, et mu esihambad näevad sellised välja. Ja alumised hambad siis sellised. Ma tean, et ameeriklased seal Hollywoodis panevad mingeid hambaid, mis on nagu täitsa kunsthambad, kõik nagu umbes, et lihvitakse maha ja siis pannakse peale mingisugune siis, ma ei tea, portselanist või mingi kiht. Et ma tean, et seda ka Eestis tehakse, aga ma ei tea, see tundub nagu mingi eriti ekstreemne ja ma loodan, et nagu mul ei ole hambad nii hullud, et ma peaks midagi sellist tegema. Ja teiseks nagu ma ei tahaks nagu nii robotlikku hambumust nagu ka, kui mingi, ma ei tea, plakatite peal inimestel nagu on, et mulle iseenesest meeldib minu hammaste kuju, aga nad on lihtsalt viltu. Kui saaks lihtsalt see hambad üht ritta, siis oleks nagu super. Et muuseas, kui hammastest rääkides veel üks story time. Kui ma olin väike, siis mul need silmahambad, need mis siin on, need vampiirikad, need olid mul nagu, noh, nad on praegu ka siuksed nagu pikemad veits. Mul olid need veel pikemad ja nad isegi segasid mul natuke, no ühesõnaga nad kriipisid mul huult, nii et nagu huul läks vahepeal katki ja see hambaarst nagu lihvis mul need silmahambad nagu lühemaks. Nii et mul olid kunagi nagu suht vampiirihambad. Aga jah, okei, ma hakkan minema ja ma ei tea, ma kardan, et ma seal koha peal ei julge väga nagu filmida, aga ma räägin nagu pärast, mis ma teada sain. Aga olgu, näeme siis juba õhtul. Tšau! Tšau! Jõudsin just Tallinnast tagasi. Ma olen täiega väsinud. Aga ma mõtlesin, et enne kui ma lähen ära tuttu, siis ma räägin veel teile, kuidas mul päev läks. Ühesõnaga, ma käisin ära siis Tallinnas Citymed kliinikus, kes siis tegelevad Invisalign kappedega. Et miks ma just Tallinnasse läksin? Et Tartus need kohad, mis seda teenust pakuvad, konsultatsiooni aeg juba ise oli neil nagu mingi, ma ei tea, mitme kuu pärast ma oleks alles saanud konsultatsiooni aja. Ma ostsin sellise peavõru endale ka täna. Ja kui teile tundub, et mu juuksed on veits teist värvi, siis mul on ka see video filmitud, kuidas ma enda juuksed ära värvisin, nii et see on tulemas. Aga jah, Tartus olid pikad ajad ja sellepärast ma käisin siis Tallinnas. Ja tuleb välja, et mulle saab neid Invisalign kapesid panna. Seal on veel 2 versiooni Invisalign ja Airnivol kaped, mis on põhimõtteliselt sarnased. Ühtede ooteaeg on pikem ja nad on natuke erineva hinnaga ja tuleb välja, et mulle saab neid kapesid panna ja mul läheks kõige pikem ehk siis see, mis on aasta aega ja iga 2 nädala tagant vahetad kapesid ja kuna kokku muude asjadega
siis kaped enda ja vist pärast pannakse mingid traadid, kui sul on need kaped ära olnud. Et ühesõnaga koos selle summaga läheb see Airnivool nagu odavamalt, et koos nende traatidega pärast läheb see Airnivool kokku 4200 €. Nii et jah, ma natuke nüüd mõtlen, kas see raha on seda väärt ja kas ma tahan nagu selle aasta kapedega läbi teha. Et põhimõtteliselt need kaped on sul suus 22 tundi siis või. No ühesõnaga 2 tundi sa võid olla päeva jooksul ilma nende kapedeta. Ehk siis kõik oma söögikorrad ja hambapesud ja asjad sa pead selle 2 tunni sisse mahutama. Ehk siis see on samas ka selline hea dieet. Sul lihtsalt ei ole aega nagu näksida ega süüa ja ongi umbes näiteks, kui sa tahad näksida, siis sa pead need kaped välja võtma, kiiresti siis näksima, pärast hambad üle pesema, hambavahed puhtaks ja kaped uuesti nagu mingi suhu toppima. Et ma arvan, et näksimise jaoks nagu aega ei jää. Aga jah, ma sain teada, et mulle saab need panna ja ma nüüd natuke mõtlen ja mis edasi saab, on see, et ma panen endale järgmiseks aja, lähen kohale, mult võetakse ülemistelt ja alumistelt hammastelt vorm ja siis need vormid saadetakse Ameerikasse, sinna firmasse ja siis nad saadavad. Airnivooliga oli vist mitu kuud see ooteaeg ja Invisalign'iga oli 2 nädalat see ooteaeg umbes. Et see selline vahe on neil ka. Aga jah, sõltuvalt siis jah, kummat ma ikkagi otsustan valida ja kas ma otsustan valida. Ja ühesõnaga, ma ei tea, mis teie sellest arvate, kas te laseks neid kapesid panna, kas te tahaksite, kas teil on hoopis hambaklambrid olnud. Kirjutage mulle oma kogemustest, kuidas teil hambaklambrid olid, kui kaua nad olid ja kas need hambaklambrid aitasid ka. Aga tänaseks ma olen väga väsinud ja ma arvan, et ma lähen magama ära ja soovin teile head ööd. Ja kui te seda videot hommikul vaatate, siis tere hommikust. Ma loodan, et see video meeldis teile, siis kui teile meeldis see video, siis palun likeige seda. Ja kui te ei ole veel subscribe'inud, siis palun subscribe'ige. Ja ma teen igal nädalal uue video ja näemegi juba teiega järgmises videos. Tšau! Puseritti päkapikk!